Natukene uuendustest, mida siis Stihl nüüd 2020 aasta lõpus on nagu turule toonud. Et räägime juhtplaatidest ja kettidest. Et olen siia näiteks võtnud vana plaadi, vana keti, uue keti ja siis täitsa uue light plaadi, mis on siis Stihli kõige värskem toode. Räägiks siis erinevustest. Et uus plaat on kergem, kitsam ja väiksema otsatäikuga. Ehk siis kuna kuju on kitsam, siis on võimalik kasutada ka väiksemat otsatäikut. Vanal oli siis 11 ammast otsatähik, uuel on siis 10. Paneks ta kohe nii kõrvuti ka näiteks ära, et on tõesti erinevused näha, et ta on tõesti saledam. Seda plaati nüüd kasutatakse, tuleb tehasest uue 261 saega siis. Ehk siis varasema 15 tolli asemel pannakse nüüd 261 peale 16 tolli plaat. Miks see plaat, kuidas see plaadi kergus on saavutatud, ongi see, et tema kuju on saledam, on tal ka küljeplaadid on kitsamad. Räägiks kettidest ka siis natukene, mis uuendused siin on. Et olen siia laua peale pannud siis praegu vana keti 325 1,6 sammuga, millest enne juttu oli, ja siis uue keti, mis on siis 325 1,3 soonega. Mõlemad on RS ketid hetkel. Et näitaks kohe ära siit ka selle, et see on kitsam. Kui palju ta kitsam on. Et siit on siis väga hästi näha, et see on siis 1,6 ja see on 1,3 soonega kett. Mis uuendused siin veel on? On puruhamba kuju. Kui hästi siit nüüd näha on, et see on nüüd vana kett, on vana puruhambaga 1,6 325 soonega. See on nüüd uus kett, see on nüüd siis 1,3 soonega, ehk siis uuendusena on keti neediplaadile on tekkinud siia üles üks täpp, mis siis märgistabki seda, et on siis 325 1,3 RS. Mis uuendus veel on tehtud, siit vist on paremini näha, ehk siis eelhamba kuju on viidud rohkem selliseks kaariaks ja saledamaks samamoodi. Ja lisaks siit ei tule nüüd küll hästi välja, aga veojala pealt on sile. Varasemalt oli siis selline pealt ümarum. Uus kett lõikab 20% kiiremini. Ja uue keti, uue plaadiga ka, ja uue keti ja plaadi, kuna tal on otsatäik hästi peenike, on sisselõigete tegemisel on tagasilööki vähendatud. Ehk siis temaga on turvalisem ja ohutum lõigata.